Tere, head videopodcasti kuulajad ja vaatajad ja täna alustame uut episoodi, kus meil külaliseks on Külli Külm-Kivistik Maksu- ja Tolliametist ja tema tegeleb tulu- ja sotsiaalmaksu kohustuse täitmise teemaga. Ja mina olen Margus Tammeraja, Eesti Raamatukogude Kogu juhatuse esimees ja reaalaja majanduse entusiast juba aastaid või isegi aastakümneid. Ja täna räägime siis sellest, et kas tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon võiks tulevikus ennast ise täita koos kõikvõimalike lisadega. Aga tere tulemast, Külli! Tere tulemast, aitäh kutsumast! Ja alustaks võib-olla natukene laiemalt. Nimelt tulu- ja sotsiaalmaks kui selline moodustab Eesti riigieelarve tuludest ju üsna suure osa. Kas sa oskad umbkaudu öelda, et kui suur see osa on? Eile just vaatasin andmeid 24. aasta tulude kohta, nii et 11 kuuga meie tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooniga on deklareeritud 8,1 miljardit maksu ja see on riigieelarve tuludest circa 50% ehk et väga-väga suur osakaal tuleb tulu- ja sotsiaalmaksu kohustusest. Mis näitab seda, et tulu- ja sotsiaalmaks on tegelikult meie riigi olemasolu üks alustalasid. Ja kui hästi isiklikult asja võtta, siis ilmselt meil kõigil on vanavanemad, kes saavad pensioni ja kus see pension mujalt tuleb kui sellest samast sotsiaalmaksust. Ehk siis kuulajad-vaatajad saate aru, et on hästi oluline õigeaegselt, kiiresti ja operatiivselt korjata kokku tulu- ja sotsiaalmaks selleks, et teie vanaema saaks õigel ajal pensioni kätte. See on võib-olla veidikene selline võimendatud näide, aga tegelikkuses elu käib ju nii, et seda tulu- ja sotsiaalmaksu maksavad meil kes? Maksavad ettevõtjad. Eelkõige just see sotsiaalmaksu pool. Tulumaks on meile kõigil isiklikult tuttav ja kui me nüüd vaatame seda isiklikku poolt ja ettevõtluse poolt, siis me need asjad täna siin eraldame ära ja räägime eelkõige just ettevõtte poolest. Ja reaalaja majandus oma kontseptsioonilt tähendab seda, et erinevad infosüsteemid, on nad siis ettevõtte raamatupidamistarkvara või siis Maksuameti infosüsteem, mis korjab neid maksuandmeid, peaksid suhtlema automaatselt. Ja ma tean, et Maksu- ja Tolliametis on see mõte laagerdanud juba aastaid, et kuidas me siis saame kätte otse raamatupidamiskirjenditest võimalikult palju andmeid, et ära täita ka see hästi keeruline tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon koos kõikvõimalike lisadega. Kas mul on õige jutt, mida ma räägin ja Maksuamet tegeleb selle teemaga? Jaa, täiesti õige jutt on see ja ma alustaks natukene juttu kaugemast tegevustest. Paar aastat tagasi alustasime Maksu- ja Tolliametis uuesti palga- ja tööjõu taksonoomia tegemisega. Vaatasime üle varasematel aastatel tehtud taksonoomia, mis algas täiesti, ma nüüd ei mäletagi, see oli enne andmepõhise aruandluse projekti ja vaatasime üle need andmed, mis me tegime tookord taksonoomiasse ja mingi moment me pusisime sõna otseses mõttes omaette seda taksonoomia tabelit teha, aga siis me jõudsimegi arusaamisele, et üksinda me ikkagi seda asja tehtud ei saa. Et me peame hakkama klientidega suhtlema ja ka klientide käest küsima, kuidas nemad tegelikult andmeid kokku panevad ja kuidas neid andmeid Maksu- ja Tolliametisse teele saadavad. Ja sellest tekkiski järgmine tegevus ehk et me läksime tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni ärianalüüsi tegema ehk et vaadata, mis on meie tänane olukord ja missugune võiks olla tuleviku olukord. Ja kõike just sellepärast, et täpselt aru saada, mis andmeid siis tegelikult küsida, millised andmed kuuluvad oma olemuselt kokku, mis võiksid koos tulla ja nõnda edasi. Ehk et see ongi selles mõttes väga suur töö ja TST ärianalüüs eelmise aasta alguses tõesti sai oma õnneliku lõpu ja nüüd me tahaksime edasi minna juba reaalsete tegevustega. Suurepärane. Ja kui natukene veel minevikku vaadata, siis kogu see reaalaja majanduse kontseptsioon on tegelikult täna ju üle 10 aasta vana. Ja Eestis hakkas teema tasapisi arenema siis, kui nullbürokraatiast räägiti aastat 10 tagasi. Vaadake 10-aastane juubel juba. Ja tänaseks on see arenenud siis aruandlus 3.0 projekti kaudu selleks, mida teeb konkreetselt eelmine aasta veel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
digimeeskond ja sel aastal siis Justiitsministeeriumi all seesama meeskond jätkab sama tegevust ja nemad juhivadki seda taksonoomia ühtlustamise töörühma ka. Ja kui ma nüüd hästi mäletan, siis aastat 6-7 tagasi hakatigi vaatama selle analüüsi käigus, et aga milliseid andmeid täpselt kokku korjatakse ja jõuti üllatavale tulemusena, et me korjame kokku andmeväljade mõttes meeletu hulga erinevaid asju, mis tegelikult on ikkagi ühe ja sama, ütleme siis tegevuse aspektid. Ja kui me vaatame konkreetselt tööjõudu ja makse, mis on tööjõuga seotud, siis seal annab asju väga ilusti nii-öelda kokku koondada, kui me vaatame statistika poolt, kui me vaatame Maksuameti poolt, kui me vaatame, mis aastaaruandesse läheb, siis see klassifikaatorite süsteem peaks üle kõikide aruannete olema tulevikus ühine, mis lihtsustab seda, et mis iganes palga ja tööjõu teemadega me tegeleme, mis iganes raamatupidamises kirjendeid me moodustame, siis me saame selle kirjendi pealt kätte tegelikult 3 erinevat sisendit. Ja andmepõhise aruandluse suur ütleme siis Holy Grail või püha kraal ongi see, et tulevikus korjab iga asutus kokku just selle andmestiku, mis raamatupidamises kirjendites nende jaoks mõeldud on ja sealt pealt aitab siis automaatselt kokku panna mis iganes deklaratsiooni või aruande. Kui me nüüd keskendume tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonile, siis me teame, et see on üks üsna mahukas ja ütleme keeruliste lisadega aruanne ja paljud ettevõtjad tunnevadki ainult rohkem seda esikülge ja lisa 1, lisa 2, aga no siis on veel lisa 4 ja seal on veel muid toredaid lisasid. Ja täna on see seis, kus raamatupidamistarkvaradest on võimalik paremal juhul saata selle lisa 1 ja lisa 2 informatsioon ka üle, ütleme siis XML teel masin-liidese kaudu, aga me tahaksime tulevikus näha seda, et kogu andmestik, mida on vaja tulu- ja sotsiaaldeklaratsiooni täitmiseks, liiguks siis täies mahus just sellise raamatupidamiskirjendite kujul, mis on komplekteeritud vastavalt Maksuameti eesmärkidele. Kuidas te seda loodate saavutada? Me praegu ikkagi liigume step by step ehk et samm-sammult ehk et me ei olegi võtnud praegu eesmärki, et me teeme kõike korraga. Ehk et esimene etapp on meil ikkagi liikuda palgamaksete andmepõhise aruandluse peale ja siis me võtame järgmise sammuna, võtaksime ette nagu majandustehingud. Ja nagu sa oma eelnevas või just rääkisid, et tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon on väga andmemahukas ja tegelikult 90% andmetest tulebki meil palgamaksetega sisse tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooniga. Ehk et kõige suurem mass või kõige suurem kogus andmeid tulebki just see tänane DST lisa 1 ja 2 ja seetõttu me ka praegu just selle palgamaksete osaga tahaksime tegeleda, et see puudutab kõige suuremat hulka ettevõtjad meie jaoks. Et see on nagu põhiline ja ka nendest intervjuudest, mis me tegime, kui me DST ärianalüüsi läbi viisime, hetkeolukorda kaardistasime, et siis tegelikult tuligi välja seda, et just see näiteks Merit tarkvara ja Merit tarkvara puhul, et kus on olemas Merit palk ja Merit aktiva, ehk et andmed on erinevates raamatupidamissüsteemides, aga Maksu- ja Tolliametis on täna tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon andmete esitamise suhtes on ta monoliitsus, ehk et kui palgad andmed tulevad Merit palgast, siis kahjuks enam aktiva andmeilt peale saata ei saa ja seetõttu see paratamatult viib sinnani, et mingid tööd peab raamatupidaja tegema käsitsi, ehk et kas siis meie iseteeninduskeskkonnas andmed ise sisestama või siis eraldi failiga juurde laadima. Et see ongi nagu see tänane pudelikael meil. Ja seda näitab ju statistika ka. Kui palju hetkel üleüldse neid tulu- ja sotsiaaldeklaratsiooni täitvaid ettevõtteid on? Keskelt läbi kuus meil praegu tuleb 105 000 deklaratsiooni sisse, et kuigi ma vaatasin ka eile andmetesse sisse, et sellel aastal on vähenenud, aga eks majanduskeskkond on ka seda tinginud teatud määral. Aga 105 000 deklaratsiooni igakuuliselt tuleb ja aastas keskelt läbi meil tuleb üle keskelt läbi 1,2 miljonit aruannet. See on ikkagi väga-väga suur kogus. Just, ehk siis igakuiselt ikkagi 105 000 deklari esitajat meil toimetab aktiivselt 10. kuupäeval teadupärast. Kas esitatakse ka tähtaegselt? Me aruandluskuulekus on meil üle 92%. Ehk et tegelikult väga kõrge on aruandluskuulekus ja miks me seda andmepõhise aruandlust ka teeme tegelikult ongi ju see, et klient ei peaks tulema
EMTA iseteenuskeskkonda selleks, et laadida üles aruanne, vaid et need andmed tõesti võiksid liikuda tarkvarast otse maksuhaldurile ja sellega me ju hoiame kokku ka meie enda serverite koormusi, et liiga palju kliente ei oleks ühel kriitilistel tundidel, päevadel EMTA iseteenuskeskkonnas ja eriti, kui me räägime ka tuludeklaratsiooni perioodis, mis nüüd kohe on tulemas veebruari alguses, et siis ka meil on peale raamatupidajate, meil on veel ju kliente, eraisikud, kes ka tahaksid oma kohustusi täita, ehk et see kõik, et me kõik saaksime nagu oma asjad õigel ajal tehtud, et siis me pakume paremaid teenuseid. Väga hea. Ehk siis me näeme seda, et 90% nendest andmetest tegelikult on seotud TST-ga ehk tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooniga. Ja kui nüüd mõelda niimoodi, et need andmed peavad ju kuskil alguses olemas olema. Kas täna on mingi statistika selle kohta ka, et kui suur osa nendest andmetest saabub siis masin-liidese kaudu? Täna tuleb meil suht vähe masin-liidese kaudu, et täna tuleb meil TST deklaratsiooni esitatakse circa 7% ainult masin-liidese kaudu, ehk et väga väike hulk on see ikkagi. Aga kui suur on failiga üleslaetav info? Failiga üleslaetav info on läinud paremaks, et esimestel aastatel oli see kuskil 20% peale, et nüüd on circa 30% juba see failiga üleslaetav info. Ja EMTA iseteeninduses omakorda, kui omal ajal oli see kuskil 75%, et nüüd on see siis juba kuskil 64%. Nii et tegelikult see elektrooniliste vahendite osakaal on tõusnud või see masinate osakaal on tõusnud, aga ta väga viisalt ei liigu. Ja kui siin tõmmata paralleel käibemaksudeklaratsiooniga, siis seal need numbrid on natukene paremad, eks ole? Käibemaksudeklaratsioon minu teada kuskil 8% tuleb masin-liidese kaudu ja seal minu teada, meil ma just vaatasime käibemaksudeklaratsiooni andmeid ka, et seal on faili osakaal oluliselt suurem kui EMTA-s. Et aga käibemaksudeklaratsioon on oluliselt teistsuguse andmekoosseisuga ka. Just, ja sellest me räägime mõnest teises episoodist lähemalt. Aga mõeldes jälle TST täitmise peale, siis kus kohast need andmed tegelikult sünnivad või kuidas need algandmed üldse tekivad, need tekivad ju raamatupidamissüsteemides. Ja kui me nüüd räägime andmepõhisest aruandlusest, siis igal juhul peab ettevõttes olema see raamatupidamissüsteem paigas ja see raamatupidamissüsteem peab toetama ka seda ühtset klassifikaatorit. Ehk kui me need asjad saame jooksma, siis algandmete kvaliteet peaks ju muutuma oluliselt paremaks võrreldes tänasega. Ja kui me saame jooksma selle, et raamatupidamissüsteem ise otse masin-liidese kaudu saadab need õiged vajalikud andmed õiges komplektsuses, mitte kõik detailsed andmed, nagu inimesed kardavad, et maksuamet tahab kõike saada. Ei, nad saavad ainult seda, mida TST täitmise jaoks on vaja. Siis on võimalik tulevikus seda masin-liidese osakaalu tõsta ju äkki üle 50% isegi. Ja meil ongi tegelikult eesmärk tõsta seda osakaalu just ja andmepõhise aruandluse eesmärk ongi see, et andmed liiguksid masinate kaudu ja ainult et raamatupidaja ei peaks nagu sisenema sellel TST esitamise kriitilisel päeval meie süsteemidesse, et laadida üles aruanne, vaid et me saaksime tõesti need andmed nagu masina kaudu liikuma panna ja see kindlasti toob kaasa selle masin-liidestuse osakaalu kasvu ja see sinna sihitud meil on sinna kõrgema protsendi peale küll. Väga hea. Aga kui mõelda selle peale, et millist kasu ettevõtjad kui sellised saavad sellest, et tulevikus on kõik andmepõhine aruandlus ja andmed liiguvad automaatselt, mida ettevõtja sellest nagu võidab? No esiteks ta võidab ju seda, et raamatupidaja aega me hoiame kokku, ehk et ta ei pea nii palju aega kulutama aruannete kokkupanemise peale, aga teisalt mina näen ikkagi ka seda, et andmed liiguvad võimalikult sündmuspõhiselt, ehk et raamatupidaja saab võimalikult sündmus ehk et selle tehingupõhiselt kohe teada, kas andmestik raamatupidamiskirjendis on õige või vale, ehk et kui ta need andmed meile teele paneb, et siis meie vastame tagasi talle, ehk et me saame jooksvalt lahendada probleeme, kui need on tekkinud. Aga ettevõtte juhile ma ütleks niimoodi, et
selle kaudu on võimalik tegelikult tulevikus ju ka, kuna me räägime andmepõhisest aruandlusest, once-only printsiibist ehk, et kui ükskord on andmed esitatud, et siis nad liiguvad ka teistele riigiasutustele edasi või kuhu iganes. Et kui on vaja tulevikus mingeid toetusi või hüvitisi või mis iganes, mingit soovi saada riigilt, mingeid teenuseid, et siis juba nende esitatud andmete pealt on ettevõtjal oluliselt lihtsam minna taotlust esitama, ei pea uuesti andmeid esitama, vaid neid samu andmeid me taaskasutame erinevates kohtades. See kõlab suurepäraselt, sest see tähendab seda, et mina annan teile detailseid andmeid ja vastu saan teenuseid, mida ma võib-olla ei osanudki tahta. Mida täna me ei oska veel võib-olla tahta, sellepärast, et kui me mõtleme EAS-i või EIS-i poolt erinevate toetusmeetmete peale, siis me alati ju läheme sinna sisse, me peame laadima sinna üles oma majandusaasta aruanded, me peame panema sinna mingeid lisasid, selgitusi, aga ometigi on need andmed tegelikult riigil teistes asutustes kõik olemas. Täpselt nii. Ja kui nüüd mõelda jälle üle riigi keskselt, siis iseenesest see üks raamatupidamiskirjend võib sisaldada kõikide asutuste jaoks vajalikku informatsiooni. Ja inimesed, kes ei tunne andmepõhise aruandluse kontseptsiooni, selle jaoks on erinevaid episoode siin käsitletud näiteks Registrite Infosüsteemide Keskusega majandusaruande poole peal. Selle kontseptsiooni mõte ongi, et ma once only ehk üks kord salvestan oma raamatupidamissüsteemis kõik vajalikud tunnused majandustehingu külge ja sealt nad liiguvad edasi õigetesse kanalitesse. Nüüd on nagu see koht, kus alati räägitakse, et oi, riik hakkab nüüd mind vaatama ja kontrollima umbes nagu Hiinas, eks ole, näo järgi antakse sulle hinnanguid. Aga ma ütleks nõnda, et riigil ei ole ja ei tule sellist nii-öelda tsentraalselt suurt andmebaasi, et ettevõtjad ei pea kartma, et riik teie kõiki detaile tahab teada saada. Küll aga on see, et teil endal raamatupidamises on palju parem ja detailsem info ka enda ettevõtte käekäigu kohta, kui te korjate detailset infot just selle klassifikaatorite süsteemi järgi, mis on universaalne. Ehk sõltumata sellest, millist majandustarkvara keegi kasutab, on tal väike raamatupidamisprogramm, on tal mingi suur Microsofti toode, kõikide jaoks see klassifikaator on ühine. Et kui me vaatame kas või seda tööjõu ja palgateemat, siis me ei pea välja mõtlema, et mis väljamakseliigid või mis palgatasud, teenustunnused sinna külge on vaja panna. Sest täna on sageli nende palgaarvestussüsteemide üks miinus just see, et igaüks nagu vaatab ise moodi, kuidas me neid raamatupidamiskirjendeid tunnustega varustame. Ja nagu me eelnevalt mainisime, siis Merit on üleüldse 2 erinevat programmi. Ehk siis Eesti enim levinud palgaarvestussüsteem Merit Palk elab nagu omaette elu ja see raamatupidamiskirjend, mis sealt tekib, tegelikult ei vii edasi seda detailset infot pearaamatusse ehk siis Merit Activa poole. Siin võib olla Meriti kasutajad konsolideeruge ja nõudke Merit tarkvaralt ka seda arendust, et tulevikus see detailne info liiguks ka palga poole pealt just nimelt edasi raamatupidamiskirjendisse. Mis tähendab seda, et me ei peaks mitte palga juurest esitama DST andmestikku, vaid hoopis tükis saaksime universaalselt raamatupidamiskirjendi kaudu edastada nii DST, KMD kui ka majandusaasta aruande või ka statistika aruande andmed. Ehk see on see koht, kus tegelikult sõltub kogu edasine areng sellest, kui hästi majandustarkvara arendajad kogu kontseptsiooniga, reaalaja majanduse ja andmepõhise aruandluse kontseptsiooniga kaasa tulevad. Mida siin Maksuamet saab omalt poolt teha, et natukene nagu suruda peale, et majandustarkvara arendajad, meie tahame sellist ideaalset tulevikku, tulge kaasa, arendage? No praegu ikkagi, ma ütleks niimoodi, et me nüüd teiste ärianalüüsist lähtudes oleme selle aasta alguses nüüd ma arvan, lähikuudel alustamas siis palgaandmete detail- ja tehnilist analüüsi ja sinna me vaatame nüüd väga detailselt sisse, et kuidas me siis tulevikus neid andmeid vastu võtame, mis failidega me hakkame üldse andmeid vastu võtma, aga esialgne indikatsioon praegu saab olema ikkagi taoline, et me pigem läheme siis selle andmepõhise aruandluse faili struktuuri peale, mis siis meil on, meie omavahel teame XBRL-GL, Extensible Business Reporting Language, kui keegi ei teadnud, Global Ledger Framework. Et see on nagu faili formaat ja täna me kasutame XML-i, aga praegune tunnetus või indikatsioon on küll taoline, et see XML tõenäoliselt ei toeta meid sellisel kujul nagu XBRL-GL, ehk et ilmselgelt, kui me lähme seda muudatust tegema, et siis meil ei võta enam XML-iga andmeid vastu, et pigem me hakkamegi andmeid võtma vastu XBRL-GL-i faili formaadis.
CSV võimalik, et jääb alles ja loomulikult on võimalik ka iseteenuskeskkonnas andmeid sisestada, aga meil alusandmestik saab olema ikkagi see niinimetatud taksonoomias kokku lepitud andmekoosseis. Ja see ongi ikkagi väga detailne juba ja see ongi see põhimõte, et see tegelikult on väga-väga suur muudatus, millegipärast arvatakse, et asendame XML-i XBRL-iga ja see ongi kogu innovatsioon. Tegelikult on see oluliselt suurem muudatus kui lihtsalt nupuvajutus. Täpselt nii ja jällegi inimesed, kes tehnilist poolt väga hästi ei tunne, siis XBRL, GL kui raamatupidamiskirjendi andmekoosseisu standard, võib niimoodi pikemalt öelda, kirjeldab universaalselt ükskõik millise majandustehingu, on ta siis tööjõu ja palgaga seotud või ükskõik millise muu majandustehinguga seotud, kirjeldab selle struktuuri ära, milliseid detailseid andmevälju me peame raamatupidamiskirjendis kajastama selleks, et saaks võimalikult automaatselt aruandluse kätte. Ja kui nüüd siin vahepeal sai mainitud XML-i, siis XML on nagu see tehniline formaat, millest täna XBRL GL-i esitatakse, aga XBRL GL-i andmekoosseisu sa võid esitada ka JSON-ina või mõne muu tehnilise formaadina, minugi poolest kas või selle sama teksti failina, CSV-na, comma separated value, kes ei tea. Aga see on juba selline tehniline jutt, mis ilmselt ettevõtjat ei huvita üldse, sest ettevõtja tahab vajutada nuppu, et tal on andmed riigile saadetud, riik on saanud kätte maksuandmed, aastaaruande andmed, statistika andmed, ja kõik on tema jaoks tehtud. Ehk siis see on see ulmeline unistus, kuhu me tahame jõuda ja kuhu me tegelikult oleme juba asunud teele, sest et kui Maksuamet päriselt TSD asjad ära juba teeb ja ette võtab, siis no mis teistel üle jääb? Tegelikult ju Maksuameti soov või unelm on tegelikult taoline, et kui me juba hakkame seda andmepõhist aruandlust kasutama, et siis tegelikult me tahaks ju niimoodi, et ettevõtja saab ju kasu sellest, et ta saab esitada andmepõhiselt andmeid nii DST jaoks kui ka käibemaksudeklaratsiooni jaoks. Ehk et ei ole ju mõistlik hoida üleval DST jaoks XBRL-i esitamise varianti ja käibemaksu jaoks siis endiselt nagu XML-i, ehk et see suurem kasu tuleb ikkagi see, et kui kogu see süsteem või kõik maksuaruanded liiguvad meile andmepõhise aruandluselt sisse. Täpselt nii. Ja mina kui raamatupidaja ja raamatupidajate eest seisja ütlen seda, et raamatupidajate elu tegelikult muutub selles mõttes kergemaks, et kõik läheb nagu ühtse standardi järgi. Me peame tagama raamatupidajatena selle, et majandustehingud on õiglaselt ja õigesti kajastatud ja kasutatud neid klassifikaatori tunnuseid, ükskõik milliseid eesmärke siis raamatupidamiskirjend meil peaks täitma, kas sealt läheb mingi tööjõu ja palgaaruanne, statistikale, TSD peale või kuhu iganes. Ja tegelikult riik ju tahabki seda, et see majanduse ökosüsteem toimiks võimalikult õlitatult, automaatselt, optimaalselt. Ja kui me täna mõtleme selle peale, et on osa ettevõtjad, kes tegelikult nagu ei tahagi väga maksu maksta, et tahavad optimeerida, kuidas nemad tulevikus hakkama saavad? Seda muidugi Maksuametilt on võib-olla liik küsida, aga... No tegelikult ikkagi... ütleks niimoodi, et optimeerimine peaks ikkagi ju vähenema, ehk et kui me teeme nagu majandus, et ikkagi raamatupidamist peame raamatupidamissüsteemides ja kui seal on vastavalt andmepõhisele aruandlusele kirjad tehtud, et siis sealt need andmed tegelikult Maksu- ja Tolliametisse ka liiguvad. Ehk et tegelikult see peaks hoidma ja ära ka seda maksudest kõrvale hoidumist. Samas andmepõhine aruandlus, kuidas ümbrikupalgaga kokku läheb? Andmepõhine aruandlus ei lähe ümbrikupalgaga kokku. Täpselt nii. Ja siinkohal tuletan meelde, et aga teie vanaema tahab pensioni saada. Ehk siis kas ümbrikus, kelle käest? Ise lähete andma. Ehk enamus ettevõtjad siiski on maksukuulekad ja see 92%, mida ennem sai mainitud, näitab, et kõik tahavad siiski ausalt seda nii-öelda riiklikku kohustust täita. Aga Eestis on tegelikult ju ettevõtteid oluliselt rohkem, et kui me siin Registrite Infosüsteemide Keskusega rääkisime, siis majandusaasta aruannete esitamise arv on hüppeliselt kasvanud pärast seda, kui riik hakkas nii-öelda trahvinõudeid saatma välja. Aga samas me just kuulsime, et TSD esitajaid on umbes 105 000 ringis iga kuiselt, mis tähendab, et on 10 000 ettevõtteid, kes tegelikult TSD-d üldse ei esita. Mis firmad need sellised on?
No need on holding firmad näiteks, kellel ei olegi võib-olla tööjõudu, kellele maksta välja töötasusid, võib-olla nad ei tee ilmselt ka ettevõtlusega mitte seotud kulusid või maksustatavaid kulusid, millelt on vaja tulumaksu maksta. Ehk tegelikult tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni juba viimased aastad, ma arvan, et kõik ettevõtjad teavad, esitatakse ainult ju siis, kui reaalselt on ka maksukohustus deklareerida, ehk et niinimetatud nullide deklaratsioone me juba aastaid tegelikult ei taha saada. Täpselt, see on väga hea. Aga reaalselt need ettevõtted võib-olla, kes siis täna igakuiselt ei esita 10. kuupäevaks DST-d, võib-olla maksavad seal dividende ja ikkagi peavad kord aastas ju DST täitma. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et ka nende andmed on kuskil raamatupidamissüsteemis, siis ka nende elu läheb ikkagi kergemaks, mitte ainult need, kes igakuiselt DST-d täidavad. Okei, väga vahva. Kui nüüd mõelda tehnilise poole peale, siis millal tegelikult Maksu- ja Tolliametis võimekus tekib, et seda raamatupidamiskirjendipõhist aruandlust vastu võtta? Praegu on, võib-olla me oleme liiga optimistlikud, aga praegu me oleme seadnud endale esmase eesmärgi, et me tahaksime liikuma minna 2026. aasta teisest poolastest, kui see nüüd kõik realiseerub, aga ei julge iialgi ütelda iial. Võimalik, et see algab meil ka 2027. aastal, sest me oleme lihtsalt arvestanud sellega, et kui me nüüd lõpetame ära tehnilise detailanalüüsi, et siis me vähemalt raamatupidamistarkvara arendajatele tahaks jätta mingi aastakese oma tegevuste tegemiseks ja me oleme ka suuremate raamatupidamistarkvara ettevõtjatega suhelnud just sellel põhimõttel, et anda neile varakult seda infot ja anda ka seda aega selle töö tegemiseks, sellepärast et Maksu- ja Tolliamet ei saa üksinda seda andmepõhise aruandlust teha. Me teeme seda ikkagi koos ettevõtjatega ja et me seda tulemust saavutada soovime, et siis me peame ikkagi ka ettevõtjad kaasama, ehk et me ei saa lihtsalt minna 2 kuud või 3 kuud enne niinimetatud süsteemi muutmist, ütlema, et vot nüüd on faili koosseis on selline, hakake toimetama, ehk et see vajab ikkagi aega ja tegevust. Ja siin on ka veel see koht, et samas me teame, et ka väga palju seadusandluse muudatusi on paralleelselt vaja teha, ehk et tegelikult tuleb ikkagi seda aega või tegevusi ka planeerida. Ja me enam mitte ei planeeri neid tegevusi pool aasta ega aastalõikes, vaid pigem me vaatame seda pikemat ajatelge või teekaarti. Ehk siis nagu see poliitiline 4 aastak. Okei. Kas see andmepõhisele aruandlusele üleminek konkreetselt DST vaatevinklist nõuab ka mingisuguseid seadusemuudatusi? Ta nõuab selles mõttes seadusemuudatust, et kui meil täna on DST deklaratsioon on kinnitatud rahandusministri määrusega, et siis tegelikult tulevikus me ei kinnita enam deklaratsiooni vorme, vaid me lihtsalt kinnitame andmekoosseisu ja anname sinna tõenäoliselt juurde ka selles mõttes nagu ka selgitavad täitmise juhendi ilmselt, et kuidas ühte või teist andmekoosseisu millel tuleb tähelepanu pöörata. Aga meil ei ole enam selles mõttes valmis joonistatud ilusat PDF-faili, kus meil on kõik need kastikesed, vaid me pigem lihtsalt kirjeldame ära andmekoosseisu. Ja uue andmeelemendi nime juurde tulemisel lihtsalt toome juurde uue andmeelemendi, ongi kõik. Väga mõistlik. Kui nüüd mõelda selle vormi peale, mida me täna e-maksuametis näeme, kas see on ka muutumas? Kindlasti, sest ta läheb ikkagi selliseks, nagu on see taksonoomia tulemas meil, et me praegu on palga ja tööjõu taksonoomia on kättesaadav juba Statistikaameti lehel, just ma mõtlen see tööjõumaksude osas, et see tänane DST lisa 1 ja lisa 2, ehk et me ilmselt mingi visuaalse vormi ikkagi joonistame või teeme kodulehele ka kättesaadavaks kliendile, aga ta baseerub ikkagi puhtakujusliselt selle taksonoomiale, ehk et selle andmekoosseisule. Okei. Ehk siis põhimõtteliselt see 10 000 või rohkem ettevõtted, kes siiski DST täidavad, aga ei kasuta mingit raamatamisprogrammi selle jaoks, saavad ilusti e-maksuametis ka tulevikus toimetada. Ja neil läheb see elu isegi kergemaks, sest see vorm võib-olla muutub taksonoomia-põhiselt ühtsemaks, lihtsamaks, standardsemaks. Okei. Kuna meil siin aeg hakkab tasapisi täis tiksuma, siis kas on veel mingisuguseid võib-olla varjatud mõtteid seoses selle andmepõhisele aruandlusele üleminekuga, mida ma ei oska küsidagi? Siin nagu
kui me seda pealkirjagi vaatame, et mis saab nagu lisadest, et kindlasti paljuid ettevõtjaid huvitab, et mis siis tegelikult TST lisadest nagu saama hakkab, siis me oleme ikkagi jõudnud nagu sinnamaani, et me räägime ühetaolistest andmetest ehk et andmeplokkidest tegelikult. Ja ka tänane see TST lisa 1 ja 2, see sisuliselt läheb nagu kokku. Me nimetame seda väljamaksete põhiseks plokiks ja sealt omakorda me oleme jaganud selle siis kaheks andmeplokiks. Üks on siis puhtalt töötasudega seotud plokiks, mida siis saadab raamatupidaja, kes peab töötamisega seotud väljamakseid ja teine on siis muud väljamaksed, et näiteks kui pangad näiteks maksavad inimestele intresse, siis need intresside andmed tulevad siis eraldi plokiga sisse või Sotsiaalkindlustusamet näiteks saadab meile pensionite andmed, et siis need tulevad nagu eraldi plokiga. Ehk et kui ühes asutuses toimub, on eraldi palgaarvestus ja on eraldi siis näiteks muude tasude arvestus ja siis need raamatupidajad saavad toimetada üksteisest sõltumata. Et see on nagu põhiline ja ka majandustehingute ots tuleb meil ilmselt nende andmete plokkide põhjal, et seal me ei ole veel mingit detailset analüüsi teinud, aga ilmselt seal ikkagi tekivad mingid dividendide plokid tõenäoliselt, võib-olla erisoodustused, ettevõtlusega mitte seotud kulud, ma ei tea, võib-olla midagi läheb kokku, võib-olla hoiame midagi eraldi, aga põhimõtteliselt me ikkagi räägime andmeplokkidest, ehk et võib-olla ma ei tahakski enam tulevikus niivõrd lisadest enam rääkida, mis on siin aastakümneid meil olnud ja kõigile väga aeg. Ehk lõpuks me räägime raamatupidamise mõistes raamatupidamiskirjenditest ja raamatupidamiskirjendite standardimisest. Väga hea, ehk aasta 2006 teisel poolel tõenäoliselt on tulemas juba midagi praktilist ka loodetavasti ja aasta 2027, ehk siis praegu jaanuari algus 2025, meil on 2 aastat veel nagu minna, tiba vähem isegi. Ja loodame, et me siis saame just ka TST, mis annab selle kõige suurema osa riigi tuludest andmepõhiseks ja ettevõtjatele palju kergemaks, optimaalsemaks. Aga stuudios oli täna meil Maksu- ja Tolliametist Külli Külm-Kivistik. Aitäh tulemast ja soovime edu Maksuametile. Aitäh!